Hallo, see oli minu papagai. Jätke mu hing rahule. Üks orjamine käib. Kogu see ühiskond, kõik tahavad ekspluateerida, lüpsta üksteist, eks ju. Mina selle alt ei lähe. Ja siis tulevad veel vaimsed inimesed räägivad, ei, omagu see püüdmatu armastus, tingimusteta armastus, et sa saad ainult nii õnnelikuks, et ainuke omagu see püüdlik soov on sul see, et sa pead andma oma mõistusi, hinge ja keha kõige kõrgema teiste teenimisse, eks ju, et see on ainuke soov sul, eks ju. Et muud soovid unusta ära, et sa pead teenima, eks ju, alandlikult taas sanu taas, eks ju, teener. No siis nagu psüühika nagu üldse võtta vastu seda, ta võib nagu kuidagi nõus olla, jaa küll, aga okei. Aga see on nagu lihtne, nagu selline tite armastuse seadus. Et Jumal annab kõik. Ta on loonud kõik, ta läbib kõike, meie oleme tema lahutamatud osakesed, inimene on mitte kunagi mitte midagi loonud, mida ma räägin toidu alla, toidu peale kõigile. See on selline esimese klassi nagu A, B, eks ju, me peame aru saama, et inimene, kui ta midagi leiutab, see ei tähenda, et ta loonud on, ta lihtsalt võtab looduselemendid, seab kokku, ütleb, ma ehitasin maja. Et see on nagu esimene materialisti haigus. Tema keha kõik funktsioonid sõltuvad energiatest kõige kõrgemast, eks kui seal midagi jama on päikse õhuga või midagi, mingi bakter on pekkis kõik või toit ja seedi, kõht on kinni. Täiesti oleme sõltuvad nagu loodusest ja Jumalast 100%, aga ego muidugi arvab, et sa lähed nagu nii libedale teele, et mina kontrollin. Midagi natuke võid kontrollida, prügiämbri viid välja tund aega hiljem või varem. Aga siis see bottom line on see, et sa pead nagu sellest lihtsast armastuse seadusest aru saama, et olla armastatud ja armastada. Kui Jumal teenib meid 24/7 ja põhimõtteliselt täidab soove, õhk, maa, tuli, vesi, värvid, lõhnad, emotsioonid, kõik tuleb sealt, tema nagu annab, tema nagu looja. Mitte ainult keha, ka peenkeha, hing, kõik me oleme lahutamatu osakesed, eks ju. Lihtne tõde. Siis kui sa vastu ei armasta alandlikult ja anna kõik, mis sul on, ja anna nagu tagasi, siis sa oled lihtsalt õnnetu. Ja satudki sellesse surma sünniriiki, eks ju, oma teadusega. Mateeria, mis on ka jumalik energia, mis pidevalt lihtsalt muutub. Sa pettud. Et see on nagu loomulik seisund, eks ju. Ja ema on kurb, ja Jumal on ka kurb. Ema on ka kurb, kui laps võtab emat iseenesest mõistetavalt ja lihtsalt ekspluateerib ema, võtab kõike ja ema ei pane tähele, las see mutt rabab, eks ju, umbes sellises mentaliteedis. Ema annab ikka edasi, nagu Jumal meile annab, isegi kui me oleme ateistid. Eks, aga see on kurb, Emal on kurb ja Jumal on ka kurb. Et see puhas armastus meie enda jaoks, Jumal on kõik korras, eks, ta on lihtsalt kahjumõiste, annab ikka 100 pühakuid ja erinevaid sellised jumalikke aspekte materiaalses maailma, kus me saame nagu kinni võtta ja hakata ennast arenema tagasi nagu loomulikku seisundisse. Aga see, et me teenime nagu Jumalat, omagu püüdmatud, spontaanselt kõike, see on nagu loomulik, sa lihtsalt armastad vastu, sest sa nagu nii võtad, iga sekund me võtame Jumalat, kes on looja kõike läbi ju. Et keegi mitte midagi ei ole loonud nagu, lihtsalt me võtame ja meie soove ka täidab Jumal, eks ju. Kõht on tühi, tahad süüa, võtad jälle loodusest söögi, jälle hea tunne. Tema kingib sulle selle isegi hea tunde, et sa toit ära seedis, et korraks nagu vau, kui maitsevaks selle või keele. Et kahju, et me seda ei ole teadvustanud, aga teoorias võiks nagu tugevaks saada alguses, et see on normaalne, loomulik hinge konstitutsiooniline seisund, et ta teenib Jumalat vastu, sest ta teadlikult või ebateadlikult nagunii kasutab seda Jumala vara ja Jumal annab meile.